No tšau, uus loog. Kuidas meil läheb? Meil läheb siinpool. Meil siinpool läheb jumala normaalselt. Ma ikka mõtlesin eile, et nii lahe. Kevad on käes. Kõik on nagu selles mõttes valgen ja rõõmsam kõik asjad ja lisaks nagu toimub nii palju huvitavaid asju ja lisaks on see, et mul on endal nagu kuidagi rohkem nagu jõudu ja motivatsiooni ja teha asju ja vahepeal oli niimoodi, et üleüldse igal hommikul on see, et mõni hommik ma ei tõmbagi ennast käima, nagu joon kohvi ära, joon oma kollageeni ära ja kuidagi ikka on siuke tunne, et tahaks lebotada terve päeva, onju. Aga viimasel ajal nüüd on niimoodi, et kohe nagu tuleb siuke energialaks ja kohe tahaks teha ja täna ka hommikul, praegu me viisime Pepperi juuksurisse. Nüüd ma pean paari tunni pärast uuesti sõitma ja ma mõtlengi, et kuidas see päevaplaan teha, et mul on vaja üks video teile üles panna. Praegu ma olen päriselus seal maal, et läheb üles see video täna. See video läheb siis täna ülesse, kus ma seal Savitoas käisin, kus ma neid asju näitan. Ja siis ma täitsa mõtlesin, et ma ei ole nüüd jõudnud üle ühe video nädalas teha, aga see on nagu päris mitmel erineval põhjusel. Esiteks on see, et mul ei ole seda powerit ja seda nagu motivatsiooni olnud. Ja teine asi, millega on pidev jauramine, on see, et mul tegelikult ei ole ruumi arvutis, et hoiustada seda videomaterjali on, et see võtab palju ruumi arvutis ja mul ei ole seda kuhugi panna ja siis on alati siuke stress, et kuhu nüüd mahub, siis kui ma hakkan seda nii-öelda valmis monteeritud videot siis arvutisse renderdama, siis on nii, et mõnikord poole pealt ütleb, et pole ruumi ja ühesõnaga igavene jama. Ma leidsin praegu ühe vana välise kõva ketta, mis oli hullult lömmis ja veider. Ma praegu katsetan, kas see toimib, aga ma tahan minna juurde, et see on Ranto oma nagu, et ma tahan minna endale ka osta ettevõttele ka, sellepärast, et me hakkame, hästi põnev asi, hakkame koostööd tegema Mullfestiga see aasta. Et ma ei tea, kas te teate või tea, aga see on Pärnus selline üritus Koidula pargis, nagu selline vahuveini üritus on ju. Hästi chill ja me hakkame sellega koostööd tegema ja ühesõnaga tuleb hakata turundust tegema ja siis ma arvan, et selleks mul on ka vaja videosid ja asju hoiustada ja mõelda ja teha, et ühesõnaga mul on vaja ettevõttele välist kõva ketast ja ma rääkisin Kerli Veitoshopis, lähen täna läbi ilmselt enne seda, kui lapsele lähen lasteaeda järgi, et siis ma saan neid videosid ka seal hoida, mis on siis need kanali videod nii-öelda ja siis on nagu see mure ära ja palju lihtsam ja ma juba tunnen, juba sellega ma tean, et ma lähen selle täna ostan, mul on juba siuke motivatsioon, et ongi, et täna läheb üks video üles ja ma mõtlengi, et võib-olla monteerin teist ka. Siis mul on muidugi see mantli heegeldamine pooleli, mida ma ei taha ka teha endale nagu selliseks kohustuseks ega mingit tähtaega panna, aga kogu aeg, kui tuleb nagu tunne, et tahaks heegeldada, siis ma lähen heegeldan jälle natuke mõned lapid juurde. See on see ka, mida ma rääkisin, mida ma näitasin, ma ei tea, ma võin selle pildi siia uuesti panna, aga see on see mantel, millest ma seal Savi videos ka rääkisin, et mida ma tahan nagu kevadeks endale teha. Ja kolmas asi on muidugi see, et mul on enda toas pooleli seda tapeedi maha võtmine seinast. Et sellega on selline asi, et mul on üks sein veel võtta. Ja ma mõtlesin, et ma ikkagi raiska seda kriidivärvi sinna. Et kui Randol on aega, siis me lähme ja käime ehituspoes ja ma vaatan lihtsalt mingi tavalise heleda värvi. Seina värviks mõeldud värvi, värvin seinad heledaks ja siis nüüd mingi kuu jooksul või niimoodi vahetab Rando selle akna ära. Et selles mõttes ma ei, aknapõskede tegemine ja niimoodi niigi on siuke, et sealt pärast on vaja värvi parandusi teha või uut värvi sinna akna seinale, et ma praegu teengi täiesti heleda, ma isegi ei too sinna tuppa ühtegi värvi sisse, sest uue kardina puu ja kardinad ja värvin need seinad ära. Küll aga ma mõtlesin sellist asja, et mul on vaja sinna tuppa mingisugust hoiuruumi või kummutit või asja, aga ma ei taha sinna väga palju mööblit panna ja mul on praegu seal öökapp, mis on selles mõttes hea, et öökapp on ju see, et sa saad panna veetassi sinna ja telefoni ööseks ja nii, sest et ei tohi hoida telefoni padja all, eks ju. Iga
mahutuskoolitus räägib seda. Ja jah, aga see öökapp ei mahuta jälle asju. Nii et ma mõtlesin, et ma mõõdaks ära, lükkaks voodi aknale lähemale, mõõdaks ära selle vahe ja äkki ostaks sinna nagu kitsa mingi kõrge kummuti. Või siis paneks vastu seina ja paneks nagu öökapi asemel lihtsalt lauakese, kuhu ma saan panna veetassi ja telefoni, et see ongi see ja siis eraldi on nagu siuke kitsas kummut. Et ma pean vaatama praegu, kuidas see mahub või no mitte praegu. Aga kui ma siin eelmine nädal survestasin ennast rämedalt, et vaja on, teeme ja kõik kohe tapeet maha ja värv peab, siis nüüd ma olen vaadanud, et mul on nii palju erinevaid projekte pooleli või nagu nii palju asju teha, ja nad kõik on jumal lahedad ja nad on kõik selles mõttes lahedad, et mul otseselt mingit ühtegi tähtaega mitte millegagi kuklas ei ole. Ma saan jumala vabalt võtta, mis tähendab, et ma ei hakka üldse survestama, et ma see nädalavahetus valmis saan selle toa. Sellepärast ka, et esiteks on mul ema sünnipäev see nädalavahetus, et sinna lähme ja teiseks Randol üks sõber kutsus appi nagu talgutele, et tal on nagu suur süke suure platsiga süke elamine, et seal nagu korrastada sõpradega mingid asju, et ilmselt laupäev on niigi selles mõttes maha kanda, et see läheb seal ära ja mu ema sünnipäevaks ja pühapäeval võib-olla tahame lihtsalt puhata. Selles mõttes see on ka jumala okei, kui ma võtangi mingi päeva nädalavahetusest, kus ma mitte midagi ei tee, et selles mõttes ma ei survesta ennast, sest ma algus mõtlesin, et ma lähen täna ostma seda välist kõva ketast, et ma lähen otsima ka seda kummutit või asja. Aga nüüd ma ei teagi. Ja siis meil oleks tegelikult vaja ühte suurt peeglit alla. Sellepärast, et see suur peegel, mis mul all oli, selle ma andsin mammu tuppa enne. See suur ilus peegel. Ja nüüd oleks vaja sellele asemele, sest välja minnes oli hea, kui on siuke hästi suur peegel. Ma tahaks ujuma minna. Kuhu? Ujuma. Ujuma? Jaa. Jõkke? Ei, nagu mitte jõkke. Ma olen nagu viimast nagu sellest nädalaja vahest saadik olnud see, et ma tahaks sealt ujuma minna. Nagu bassein, jah? Jaa. No jaa, aga sa olid haige just. Aga homme võib-olla võid minna, kui sa tahad. Kellega? Ükskõik kellega. Mitte minuga, mina ei taha ujuma. No siin ma ei saa, kui naisi ütles, et ta ei taha. Ei, aga mine, lähed bussiga, sõidad basseini juurde ja lähed ujud ja sõidad tagasi. See on nii vähe maad. Okei, kuule, arutame seda pärast äkki. Ühesõnaga, et ma isegi ei tea, kas ma hakkan seda kummutit ostma. Võib-olla ma lihtsalt koristan see nädalavahetus, proovin seda värvi maha võtta. Korda luua see kummut jätkuvalt, millest, kes teab, see teab. Rääkisime siin mingi nädalat tagasi, jätkuvalt korda tegemata. Aga see on nagu see jutt, et ma tahtsin filmida, kes ma seda korda teen, aga kuna sinna on nüüd, kuna igal pool on remont, siis on nagu sinna vahetupp on nüüd igast asjad kogunenud, mis tähendab, et ma ei pääse isegi ligi sinna niimoodi, et ma saaks näidata, kuidas ma seda korda teen. Nii et ühesõnaga ma arvan, et ma ei pane endal mingid pingeid, ma lihtsalt chillin, võtan seda tapeeti ilmselt natuke maha seinast, koristan, pesen pesu, pesen nõusid ja monteerin ja heegeldan ja valmistun esmaspäeval, ma ei mäleta nüüd, kolmapäeval on esimene see koosolek meil selle Mullfesti osas ja see on ka see, et tulge, ma ütleks ka siis, sest et kes näiteks tahab tulla ka pläkutada natuke, kes ma olen kindlasti ise kohal seal Mullfestil ja kes ei taha, soovitan ikkagi tulla. Ma arvan, et sellest saab üli mõnus üritus. Võt. Aga nüüd jah, vaatame, mis edasi saab. Ma arvan, ma lähengi koju lihtsalt teen asju see paar tundi, kuni Pepsu on juuksuris ja siis pärast vaatan edasi ja teiega siis jälle näeme, kui näeme. Nii, jõudsime koju. Pepperi teeme juuksurist ära. Tahtsin lihtsalt näidata. Ilus poiss. Kas sa oled ilus poiss nüüd või? Sa olid kogu aeg ilus poiss. Aga selline mõmmi on ta siis, kui ta juuksurist just tuleb. Talle koppe eest, ta tahab lihtsalt tuppa. Ta toob lihtsalt tuppa ja süüa ja vett ja asju. On nii, Peps või? Pepper? Pepper?
no tšau. Ühesõnaga käisin IT-shopis ära, ma ei tea, kas ma rääkisin siin, et mul oli seda välist kõvaketast vaja. Ja sellised uuemad, mida kaasas kanda, kui varem on ja nii on ühes terasid on sama hinnaga, mis need vanad, ei saa kanda, on kahesed. Nii et ma praegu võtsin selle ühese ja vaatan, palju mul siia mahub neid asju peale materjale. Ja äkki mahub normaalselt ja siis on lahendatud ja kui ei ole, siis ma ostan teise selle juurde, mis on mitte kaasaskandmiseks. Selle saan kaasaskanda, teist ei saa. No teist ma ei ostnud praegu, ma ei raatsinud kahte. Ja siis võtsin neid pliiatseid lihtsalt erineva tooniga. Ja siis sain kätte kellegest Laureni kindad, mis ta oli unustanud kelli juurde viimati. Väiksel on nüüd hea, sai oma telefoni nüüd helistab ise. Minu sõbrannadele. Ma tahan külla tulla. Aga okei, praegu kõik, sida lõpp. No tšau! Pean minema linna natuke asju ajama, tööl on käidud. Täna on mul esmaspäev. Ja ma mõtlesin, et mul oli siin selline kevad hinges, et tahaks mingit garderoobi värskendust või kuidagi nagu midagi mõnusamat kanda. Ja kevadisemad, sest praegu ma olen terve talve käinud nende kasukatega ja praegu mul on mõlemad seljas, sest esimest korda sel aastal mul on nii külm. Tegelikult väljas on 4,5 kraadi sooja, väidetavalt. Ma ei tea, mul on nii külm päev otsa, ma loodan, et ma haigeks ei hakka jääma. Natuke nagu pea ka valutab, aga lihtsalt vist siuke rõske ja kuidagi vastik ilm on. Terve nädalavahetus olime õues. Üks päev käisime siis Rando sõbral talgutel ja teine päev tegime endal kodus aias ja nii mõnus oli. Vedas, et nädalavahetus oli ilus ilm oli, sest praegu on küll kõige esmaspäev ilma mõttes, aga üldiselt on väga hea päev olnud selles mõttes. No mis väga hea päev, tööl käisin, tore oli, tore tööpäev oli ja selles mõttes ma olen rahul. Aga nüüd ma pean linna korra sõitma ja ma mõtlesin, et ma räägin teiega kahest asjast, et esiteks ma teen selle loosimängu ära. Ma teen selle loosimängu ära niimoodi, et ma mõtlesin, et kuna mul on need üllatuskarbid või ilukarbid käivad sealt, et ma teen teile ka lihtsalt üllatus ilukarp. Nüüd on see aeg siia kommentaari, kui sa tahad osaleda loosimängus, siis see põhimõtteliselt lihtsalt kanal võiks tellitud olla, eks. Ja ülejäänud on see, et pane näiteks mingi
kommentaari juurde. Mõni, kui see niikuinii kommentaarid, siis kommentaari lõppu, aga kui see niikuinii ei kommentaari, siis eraldi näiteks mingi siuke emootikum, mis sulle kevadet meenutab ja siis ma olen täiesti vales reas praegu. Okei. Ja siis nende vahel, kes on teinud seda, ma võtan jälle selle random comment pickeri, mis siis võtab välja mulle ühe kommentaari ja siis ma võtan ühendust, kirjutan siin, panen äkki ka jälle sinna shortsidesse selle või mida iganes ja mainin ka mingi järgmises paaris videos. Kui jälle peaks olema, et kaduma läheb, siis ma ütlen ära, et ma ootan kuu aega. Kuu aega ootan, et saada vastus siis sellelt ja panen siis sinna sisse sükest kehahooldust, nahahooldust, natukene nipet, võib-olla ainult nipet dekoratiivkosmeetikat, et see väärtus jääks ka sinna üle 50 € kindlasti. 50 ja 100 ma vaatan jah, kuidas. Osa nahahooldust on nii kallis, et see 50 ja ei ole nagu probleem. Aga jah, ühesõnaga, pange kommentaaridesse, kes tahab loosis osaleda ja ongi. Aga siis nende kevadriiete juurde, et täna ma mõtlesin, ma räägin lihtsalt 10 asja, mida ma tahan sel kevadel kanda, selline inspo. Ja Pinterestis käisin ka, surfasin natuke. Ja esimene asi, mida ma sel kevadel, esiteks ma tahan, et need asjad oleksid, et kas mul on olemas nad juba või siis, et ma saan nagu midagi olemasolevat ümber teha selleks, et need asjad nagu kanda. Et ei taha nagu hakata rämedalt kulutama raha, et tahaks nagu vaadata olevad asjad nii-öelda enne läbi. Nii, aga esimene asi on pearätt ja pearätte ma mingi aeg tagasi, mingi 15 aastat tagasi sellist kandsin jumala palju. Nüüd on see muidugi see uus vaimustus seoses sellega, et ma olen siin olnud kuidagi seotud selle Pärnu ja Pärnumaa naisettevõtjate toetuse seltsiga loomise ja tegutsema hakkamisega ja nende logol on see pearätt ja siis ma mõtlesin, et ei, pole paremat märki kui see, et tuleb hakata jälle pearätte kandma. Selleks on nii palju võimalusi ja erinevaid asju, samamoodi mõned mul on olemas, võib-olla ma ei peagi ühtegi ostma. Ja see on selles mõttes selline mõnus ka just kevadeks ja suveks. Kevadel kas või natuke sooja pärast, suvel nagu pigem selle pärast, et siis ütleme juuksed ära või mitte, ma tahtsin öelda ei pleeki, aga mul tuli meelde, et mul ei ole üldse tumedad juuksed enam, mul ei olegi vahet enam. Aga ühesõnaga, et kuuma rabandust ei saa, päikesepistet või mida iganes. Et esimene on siis jah, pearätid. Teine on püksivööd, lihtsalt eriti nagu heledad vööd veel. Need annavad minu meelest nii palju juurde, kui sul on mustad püksid ja hele vöö peal või teksad ja hele vöö peal, see kohe nagu on niimoodi, et sa nagu oleksid rohkem vaeva näinud oma outfitiga või kuidagi selline näeb selline asjalikum kohe välja või nagu oleks mõelnud selle peale, mis sa selga paned, mitte ei tõmba esimesi pükse jalga, mis kätte jäävad. Ma ostsin ju siin seist ühe heleda vöö, et vöödega on ka see, et ma olen ostnud neid kaltsukatest, ma olen ostnud ühesõnaga soodsaid, et ma ei ole nagu kalleid vööid ostnud ja selleks pole ka mingit vajadust, aga ma ütlen ka seda, et kaltsukama üks, mis ma ostsin, läks põhimõtteliselt kohe katki, aga see Sinsei oma oli selle raha eest päris hea, minu maksis mingi mõni euro. Aga tal vist olid nagu jäid need murdekohad juba sisse, ma ei tea, ühesõnaga ma pean otsima, et kas oli, ma ei mäleta üldse, et kas oli see, et ta läks koledaks, ma viskasin ära, ma ei tea, ühesõnaga, aga vöö on see, mida ma näen, kaltsukast ma seda ei lähe ostma. Järgmine asi on puudkat teksad ehk et alt laienevad ja nendega on täpselt see, et ma
tahaks neid siniseid igapäevaseks, aga samas mulle see bootcut nagu lõige tegelikult hullult meeldis. Ma ütlen ausalt, mul praegu see bootcuti mõte tuli sellepärast, et ma kuulsin, kuidas 7. klassi õpilased mul tunnis omavahel rääkisid, kuidas need skinny jeansid on umbes nõmedad, vaata, pole moes üldse nii. Ja siis ma jäin nagu mõtlema ja nad rääkisid nendest bootcutidest, siis ma mõtlema ja ma ju kandsin bootcut siis, kui mina olin 15, ja sealt edasi palju aastaid, siis kui nad enam moes ei olnud, ma kandsin edasi, siin ei olnud vahepeal kuskilt saada, sest olid ainult skinny jeansid, siis ma sain neid, ma ei mäleta, kus sõbranna tõi umbes Poola turult mulle neid või midagi sellist. No ühesõnaga ajasin ikkagi välja neid ja kandsin enne. Nii, ja ühesõnaga ma olen neid tahtnud nagu kanda, aga kuidagi nagu praegult on see, et mingi korralik varu on neid skinnisid olemas ja siis nagu pole pointi olnud osta juurde, aga nüüd ongi see, et need hakkavad ka vaikselt siin järjest läbi minema. Ja ühesõnaga, et seda ma tahaks vaadata, ma tahaks kindlasti ühed sinised ja võib-olla kui on siis nagu mingid mustad ka, aga ma ei taha nagu mingid täisinnaga kuskilt, et ma vaatan. Äkki ma saan kuskilt mingid soodsamad. Siis alati, mis nagu mulle meeldib, aga viimasel ajal ma ei teagi, ma tegelikult ka ostsin ju ühe selle Rolling Stonesi on need bändi T-särgid. Et pikkade käistega, lühikeste käistega, igasugused, need on nii hea kanda ja nad sobivad tegelikult nagu nendega saab igast lahedaid outfit'i teha, nendega saab, ma saan ka koolist näiteks tööl käia kuhugi alla panna ja selles mõttes on nad hästi sellised, hästi mõnusad, aga mul on ainult selliseid suure lõikega, aga ma tahaks selliseid nagu niisuguse kehasse lõikega ka mingisuguseid, aga samamoodi pean vaatama lihtsalt, et täishinnaga ma kuskilt kalleid ostma ei hakka, aga äkki õnnestub kuskilt leida jääb näppu, et see on see, mille suhtes ma nagu silmad lahti kindlasti hoian. Siis ma tunnen õudselt puudust oma valgetest tossudest. Et mul on iga aasta valged tossud olnud, aga kuna need on nagu ja veel sellised kõrgema tallaga, nagu paksu tallaga. Ja ma nagu kannan neid tavaliselt nii palju, et nad lihtsalt lähevad nii ära käest. Selleks ajaks, kui suvi läbi saab või nagu talv tuleb, et siin on puud, hakatakse istutama, väga lahe. Et selles mõttes ma tahan sellel aastal ühed kindlasti muretseda ja tegelikult ma praegu tellisin siin seist ühed jumala soodsad niisugused nagu ketsi moodi, et ma loodan, et need tulevad nagu okeid ja ma ei pea hakkama, sest tegelikult mu unistuste omad on Tallinnas ühes poes. Mis see on, kus see kontserdimaja on, kus me käisime selles Alexelas või? Ja seal on see kaubamaja nagu peal. Solaris. Jah. Solarises on üks mingi jalanõude pood, ma ei mäleta, aga ta oli umbes mingi suusshop või mingi siuke. Ja seal olid, aga need olid 100 eurot ja ma olen neid mitu aastat vaadanud, mis tähendab neid võib-olla enam ei ole isegi seal ja B, nagu ma ei raatsi 100 eurosid jalanõusid osta endale reaalselt, kuigi need on tõesti tahaks. Nii, siis kapripüksid. Samamoodi, aastaid pole need nagu moes olnud, selle tõttu neid poes pole. Minul ei ole iseenesest vahet, kas nad on moes või ei ole. Mul on nagu rohkem see, et kui mul silma ees ei ole, ma unustan ära, et siuke asi üldse olemas on. Ja kui poodides ei ole, siis ma nagu ei teagi, et ma neid tahaks, aga tegelikult mul hullult meeldivad. Ma olengi mõelnud, et kuna mul on neid skinny jean'e nagu mitu paari, siis ma võib-olla mõnest paarist ise teen. Aga neid muidugi võib olla laiema lõikega, kitsama lõikega, mida iganes on ja. Aga ma tahaks teksasid kapri, aga samamoodi tahaks seal heledaid ja tahaks tumedaid ja ühesõnaga pean selle asja läbi mõtlema, aga mingid siuksed kapripükse kindlasti tahaks see kevad kanda. Siis üks asi on leopardi muster, mis on ka mulle alati meeldinud, aga sa tahad ära käia äkki või? Mis on ka mulle alati meeldinud ja selle tõttu see on üks asi, mis on nendest, et mul on kindlasti olemas. Ma tean, et ma ostsin mingid püksid sügisel ja mul praegu õrna aimu, kus need on. Ja Rando ostis mulle Lindexist ühe särgi üks päev just, kui käisime. Ja siis ühesõnaga siukest nipet-näpet nagu leopardi detaili mingite teiste asjade juurde. Näiteks bändi T-särkidega jumala hästi sobib. Ja näiteks sobib järgmise asjaga, millest ma tahtsin rääkida. Järgmine asi on rohelised riided. Ilusad, tugevad rohelised, nagu üks kott mul on.
mul ei ole täna seda kaasas, aga näiteks leopard ja see roheline, mõlemad siuksed asjad, mis veidral kombel sobivad omavahel jumala hästi ja sobivad ka nagu igasuguste teiste asjadega annab jube hästi niimoodi kombineerida, et järgmine asi siis jah, need rohelised riided, siis ma tahan selliseid kõrge kaelusega särke, T-särke või pikkade käistega särke, sellised basic, et panen sinna pärlid peale, panen näiteks pintsaku peale, ei taha, ei pane midagi peale, on täiesti casual on ju, paned pärlid ja kontsakingad näiteks, on nagu siuke noh, viisakamini, et sellist ma tahaks jah, ma ei teagi ka, et samamoodi käin silmad lahti, vaatan, kas kuskilt nagu leian, et seda oleks nagu hea seal kas loengutes või koolis või ka samamoodi ükskõik on ja lähen sõbrannadega kuskile välja, eriti ei käi küll, aga või näiteks koosolekule, nagu meil on vahel on töökaaslastega mingi kuskil restoranis saame kokku on ju, et see on nagu siuke asi, mis oleks hea. Viimane asi jah, millest ma tahtsin rääkida, on see lühike kleit nende hästi peenikeste õlapaeltega ja mingi T-särgi peal. Ka see ongi täpselt selle basic T-särgi peal. Kas see on valge, kas see on must, kas see on kõrge kaelusega, kas see on tavalise kaelusega, kas see on pikkade varrukatega lühikestega, igal juhul see kleit sinna peale ja kas need valged ketsid olla või mida iganes. Pluss sellele kleidile saab omakorda veel panna mingi selle ruudulised särgid, mis mulle meeldivad, need suured meeste särgid on ja selle ümber tõmmata, ja selle kleidiga on see, et ma ostsin ju mingi hetk Humanast, ma ei mäletagi, eelmine aasta millalgi, minu arust ma näitasin ka, et see kleit, must tavaline, täpselt siukene ma tahtsin, aga seal all on nagu siuke roosa vanunud pitssärk on küljes kinni. Point on lihtsalt selles, ma pean selle võtma, selle sealt välja, lõikama selle särgi sealt alt. Siis ma ostsin musta niiti ja nõelu juurde, sest et ma ei olnud kindel, kas mul on. Ja lihtsalt ühesõnaga teen sellest kaltsukest saadud selle ümber ja mul see ka olemas. Ja see ongi niimoodi, et siis on jumala lahe selline nii-öelda garderoobi valikud kevadeks, et tahaks nagu, et oleks midagi põnevat selga panna, kui lihtsalt mingi suvaline T-särk ja teksad alati tõmbed, lähed ja jooksed, siis on nagu olemas nagu erinevaid valikuid. Et kui on siuke tunne, et võttena ma tahan midagi lahedamat selga panna, saad sealt midagi võtta ja kombineerida. Et jah, võt, ma loodan, et te saite ka mingit inspiratsiooni siin, eks ma nüüd siin järgmises vlogides hakkame vaatama, kuidas see õnnestub need asjad nagu saada ja kust kohast leida ja mis järjekorras, noh see ei ole niimoodi, et mul peavad nüüd homme kõik olema, see on lihtsalt selline visioon. Nii et ma loodan, et teil oli ka miskil kombel sellest natukene abi või nagu selles mõttes saite midagi nõu. Aga ma selle vlogi siin tõmbangi kokku, et ma pean nüüd minema koju korra toidupoest vist läbi ja Randoga meil on prillipoes aeg mingisuguse aja pärast nüüd varsti, et tal on uusi prille vaja ka ja mina võib-olla lasen ka oma silmad üle vaadata. Aga vaatame selles mõttes sellega, kuidas on. Selle vlogi ma tõmban siin kokku. Aitäh, et sa olemas oled. Ma loodan, et sul on kõik hästi ja näeme juba mõne päeva pärast. Tšau! Ja, see auto oli väike. Kitsas tee. Uus loo. Oota, oligi midagi oli veel. Kaks asja õigust. Siis ja viimane asi vist, oota, ma siin midagi vot